Ei hei, taaskord on esmaspäev kätte jõudnud, mis tähendab seda, et me oleme kohvipausil. Minul paistab siin kena päike. Loodan, et teil ka see päikesepaiste ikkagi rõõmu südamesse toob ja ei ole nii sügismasenduses veel keegi. Ja täna ma tahan puudutada mõtteviisi teemat. Ma tean, et ma olen seda varasemalt ka juba puudutanud, aga ma ikkagi panen tähele seda, et eelkõige arvatakse, et tuleb hakata tegutsema või et näiteks virtuaalassistendi ameti puhul, et küsimused on olnud proovinädalal sellised, et kuidas ma leian kliendid, kas mul peab olema koduleht ja kõik muu selline. Need on väga õiged küsimused. Aga tegelikult enne kui nendele küsimustele üldsegi vastata, siis tuleb mõelda, et kas sa oma mõtteviisilt üldse oled valmis, kas siis virtuaalassistendi teenust pakkuma või ükskõik millise muu valdkonnaga tegelema. Sest see mõtteviis on tegelikult see, mis toetab sind ja aitab sul edasi liikuda. See on vundament absoluutselt kõigele. See on see, mis määrab, kas sa jääd toppama või sa oled võimeline ikkagi liikuma edasi ka siis, kui sul on raske. Ja kui sa oled alustamas alles virtuaalassistendi teekonda või sa tahad alles õppida ja rohkem sellest ametist teada saada, siis see on täiesti okei. Kui sul on peas küsimused, kas ma leian oma kliendid, kuidas ma ennast turundama hakkan, aga just nimelt enne, kui nende küsimuste peale mõtlema hakkad, võib-olla tasuks korraks teha stopp ja küsida endalt, et kas ma olen oma mõtteviisilt üldse valmis kõigeks selleks, kõige selleks, mis see endaga kaasa toob. Ma võin ju mõelda, et okei, ma lähen ja hakkan seda ametit õppima, aga sa pead hästi suuresti ikkagi tegema tööd oma mõtteviisiga. Et ma olen ka varasemalt öelnud, et virtuaalassistendi amet on siiski ettevõtja mõtteviisiga kasvu mõtteviisile suunatud. Ehk et virtuaalassistendi amet ei ole lihtsalt see, et sa oled kuskil Excelis või sorteerid e-kirju. See algab juba sellest, kuidas sa iseendasse suhtud, kui palju sa üldse usud, et sa oled võimeline tegema neid asju ja kui teadlikult sa suudad kõike seda suunata. Et kui see pool on paigas, siis kõik muu oskused, erinevad tööriistad ja ka kliendid tegelikult tulevad oluliselt lihtsamalt. Paljud tormavadki kohe tegutsema. Teeme kodulehe, loome sotsiaalmeediakontod, loome visiitkaardid. Aga kui sul on see kahtlus, et äkki ma ei ole piisavalt hea või et kes mind üldse palkaks või kes minuga üldse tahaks koostööd teha, siis ega ükski postitus ega reklaam ei tööta. Ma tean väga hästi, sest kui mina alustasin ja mul olid täpselt samad mõtted, no kes see ikka tahab minuga koostööd teha, kes ma selline üldse olen või et miks ta peaks üldse minu poole pöörduma, sest kõik teised on ju oluliselt paremad. Aga kui sa hakkad uskuma seda, et see, mida sa teed, on väärtuslik, siis tegelikult toimub seal niisugune väikene muutus ja asjad liiguvad hoopis teises suunas. Kui sa usud seda, et see, et sinu aeg ja oskused väärivad hinda ja ka austust, siis see mõjub hoopis teistmoodi. Ja kusjuures ega mõtteviis ei tähenda ainult seda, et sa mõtled positiivselt, see tähendab ka tegelikult teadlikult valikute tegemist, ka siis, kui hirm on suur. Ma isegi ei oska kokku lugeda neid kordi, kus ma olen värisedes astunud üle oma mugavustsoonist või laiendanud enda mugavustsooni. Aga kõik see tunne, mis pärast seda järgneb, kui sa oled selle ära teinud, see on nagu niivõrd hea, see on nii hea tunne, et seda tahadki tegelikult veel kogeda. Ja sa ei peagi ootama alati, kui kõik on ideaalselt valmis või täiuslik. Lihtsalt alustad sealt, kus sa praegu oled. Küsi endalt näiteks, et kas ma julgen end nähtavaks teha ka siis, kui ma tunnen, et ma pole veel valmis.
ma väga tihti jagan seda enda esimest Instagrami laivi lugu, kus ma olin parasjagu Katriin Manguse koolitusel ja oli vaja teha Instagramis live. Ma polnud elu sees väga Instagramis toimetanud, üldse sotsiaalmeedias postitasin väga vähe. Ja mul on nii eredalt meeles see, et kuidas ma pidin selle laivi ära tegema. Ma olin oma aias, käisin ringi, käsi tegi tuta-tuta ja ma vajutasin seda nuppu. Mu hääl värises, aga ma tegin selle ära. Ja teate, ikka iga kord, kui ma tulen siia kohvipausile või astun õpilaste ette, mul on see värin sees. Aga ma teen sellest värinast hoolimata need sammud ära. Sest kõik algabki sinu enda sisemisest usust, et sa teed midagi, mis on väga väärtuslik. Et just nimelt mõtle seda. Ja mõtle näiteks kas või seda, et kas sa oled valmis vastutama oma aja ja sissetuleku eest. Sest virtuaalassistendina mitte keegi sulle ei too seda klienti lauale. Ja mitte keegi ei tule sulle ütlema, et stopp, lõpeta nüüd töötamine, aeg on puhata. Sa pead seda ise tegema. Ja küsi ka endalt, et kas see, mida sa lood, kas see sinu töö või sinu teenus loob sellele teisele inimesele päriselt väärtust. Mõtle nende küsimuste peale ja vaata, kuidas sinu enda sisekõne hakkab toimima. Ja ka täiesti okei on see, et kui sa kahtled endas, see on täiesti normaalne. Et oluline ongi see, et isegi kui sa täna ei ole enesekindel, siis enesekindlust on võimalik kasvatada. Iga väike samm viib sind edasi. Ja kui ma juba korraks ütlesin ka, et virtuaalassistendi töö on tegelikult palju enamat kui lihtsalt teenuste osutamine. See on ettevõtlus. See on isegi, ma ütleksin, elustiil, mis nõuabki tohutut iseseisvust ja vastutust. Nagu ma ütlesin, mitte keegi ei tule ütlema, mida sa täna pead tegema. Sa pead ise otsustama, kuhu sa oma aja suunad, kuidas sa saad kliendi jaoks rohkem väärtust luua. See on korraga vabadus ja vastutus. Ja just siin ongi väga oluline koht sinu mõtteviisil. Hea virtuaalne assistent on mõtteviisiga, kes ei oota juhuseid, vaid ta loob ise lahendused. Kes ei karda muutuseid, vaid ta näeb neis hoopis võimalust õppimiseks. Ja kes ei võta ka tegelikult tagasilööki isiklikult, vaid ta näeb neis peeglit ja neid kohti, mis sul on vaja arendada. Ja just need hetked, kui asjad lähevad tegelikult valesti, need kasvatavad meid kõige rohkem. Jah, sellel hetkel sa ei pruugi aru saada, et milleks see kõik oli vajalik. Või miks mul see klient ütles ei. Ma tean väga paljusid virtuaalassistenti, kes on löödud sellest, kui kliendilt tuleb ei vastus ja koostööd ei tule. Aga pigem tasub mõelda, et iga ei on millegi jaa. Või eks see ei olnudki mõeldud teie koostööks ja mingi suurem asi tegelikult ootab ees. Et kui sa jääd kinni sellesse negatiivsusesse, siis see ei vii sind edasi. Tegelikult tuleks neid olukordi võttagi just nagu kingitusi, sest nad õpetavad sind teistmoodi mõtlema. Nad õpetavad võib-olla rohkem sulle isegi märkama neid asju, et oot, et mis ma võib-olla saan teistmoodi teha või milleks see oli parasjagu hea, et sa märkad neid asju. Ja mõtteviis, sellist asja ei ole, et kellelgi on mõtteviis ja kellelgi ei ole. See on harjumus, mida tuleb tegelikult teadlikult kujundada ja treenida. Ja mõned sammud, mis võib-olla aitaksid sul paremini tähele panna, milline mõtteviis sul on. Pane tähele, kuidas sa endaga räägid. Kui sa ütled endale, ma ei oska seda, siis see on kindlasti juba selline ploki koht, mis ütleb, et okei, ma ei saa hakkama. Aga kui sa ütled, et ma ei oska seda veel, siis tegelikult aju teeb hoopis teistsugused liigutused ja ta ei ole enam nii vastasseisuline. Sa praegu jah ei oska, aga sa oled avatud õppimisele. Ja see on niivõrd väike asi tegelikult, ainult paar sõna ära vahetada ja see muudab tegelikult mõtteviisi. Ja näiteks, kas sa oled valmis tegutsema ka siis, kui sa tunned, et sa võib-olla päriselt ei ole veel valmis?
Sest olgem ausalt, et mitte keegi meist ei tunne, et nad on alguses valmis. Ja enesekindlus tuleb ja kasvab ainult tegutsedes. Esimene klient, esimesed postitused, esimesed pakkumiste tegemised, need kõik järjest kasvatavad kindlust. Minu esimene postitus Facebooki seinal oli veel tol ajal, kui ma käisin põhitööl. See oli nii kohutavalt raske samm, sest kui ma selle ära tegin, ma panin telefoni ära ja ma mõtlesin, et ma ei tea, ma ei taha seda isegi vaadata. Õnneks oli õhtu, ma läksin magama ja hommikuks ei olnudki mitte midagi juhtunud. Oli positiivseid laike ja tagasisidesid. Et jällegi tegutseda siis, kui sa tunned, et sa võib-olla ei ole valmis. See on üks asi, mis mõtteviisi puhul aitab ikkagi veel rohkem enesekindlamaks muutuda. Ja üle ega ümber ei saa tegelikult ka inimestest, kes on sinu ümber ja kes aitavad sul koos kasvada. Kui sa kuulad ja suhtled inimestega, kes tegutsevad sinuga samas suunas, siis tahes-tahtmata hakkab mõtteviis muutuma. Ja täiesti okei on see, et kui sa hakkad tegelema millegi uuega, siis sinu sõpruskond, tutvuskond tegelikult vahetub. Minul on väga palju tulnud selle ajaga, kui ma virtuaalassistendina tegutsema hakkasin, juurde uusi tutvuseid. Ma ei oleks mitte iialgi saanud neid, kui ma ei oleks neid julgeid samme teinud ja kui ma ei oleks avatud olnud kõigile nendele suhtlustele. Sest kogukond on tegelikult see, kes aitab hoida fookust ja just eriti siis, kui sul motivatsioon on kadumas. Ma olen tänulik virtuaalassistenti VIP-klubi üle, sest tõesti, kui sa ikka tunned ennast kuskil mustas masenduses ja mingi asi ei lähe või kliendiga koostöö ei suju või üldse mingid rakendused ei toimi, nagu näiteks täna, siis meil see klubi on üks selline koht, et sa lähed, postitad sinna, sa saad sealt toetust, saad kinnitust, et ei ole ainult mina see, kellel täna rakendused ei tööta, vaid kõigil ei tööta. Ja see on nagu nii hea, sest sa oled ümbritsetud nende toetavate inimestega. Ja loomulikult ole iseenda vastu kannatlik. See mõtteviis ei muutu üleöö. Sa õpidki läbi kogemuste, läbi õnnestumiste, läbi eksimuste. Ja kõige olulisem on selle juures lihtsalt see, et sa ei anna alla ka siis, kui on raske. Sest nendes hetkedes tegelikult kasv toimubki. Et oluline ei ole see, et sa käiksid võib-olla iga päev jooksmas või et kui sul jääb üks päev vahele, siis tegelikult ei juhtu midagi. Oluline on see, et sa tõused järgmisel päeval püsti ja lähed teed oma jooksud edasi. See, kui see üks päev tuleb tagasilangust, siis see ei näita tegelikult mitte midagi. See on täiesti okei. Oluline on püsti tõusta ja uuesti edasi liikuda. Nii et enne, kui sa hakkad mõtlema, kuidas kliente leida, kas mul on kodulehte vaja, siis ikkagi küsi, et kas ma selle mõtteviisiga saan midagi teha teistmoodi. Ja kui sa ka tunned, et sa ei ole päriselt veel valmis, siis see on ka täiesti okei. Et jätkuvalt ma ütlen, me kõik alustame kusagilt kohalt. Meil kõigil on erinev taust ja me ei ole kindlasti kõik täiuslikud, kui me alustame. Aga mõtteviisi saab arendada just nimelt samm-sammult, teadlikult ja järjekindlalt. Ja kui sa tahadki õppida, kuidas hoiak ja enesekindlus ja oskused koos aitavad sul kasvada, siis ma kutsun sind virtuaalassistentide baaskursusele, mis alustab novembris. Seal on praktilised teadmised, tööriistad, loomulikult mõtteviis ja see kõik aitab sind edasi ka klientide leidmisel ja oma töö väärtustamisel. Sel korral oleme me teinud otsuse, et on võimalik võtta ka iseseisva õppepakett, kus sa siis toimetadki iseseisvalt, sul ei ole koduseid ülesandeid ega kontrolli, aga nagu ma ütlesin, kogukonnal on väga suur väärtus, ehk siis mina kindlasti soovitan, et investeeri mentoriga programmi, sest seal on olemas sul ikkagi tugi, kogukond, kodutööde kontrollid ja kõik muud sellised, mis aitaksid sul seda fookust hoida, et sa saad ikkagi päriselt alustatud. Ja ma ütlen veel kord, sul võivad olla kõik oskused olemas, aga kui see mõtteviis sind ei toeta, siis on ikkagi päris keeruline edasi liikuda. Kui aga mõtteviis on paigas, siis hakkab kõik muu lihtsalt voolama. Kas minul on täna kõik ideaalne? Absoluutselt mitte. Ma kukun ikkagi tagasi,
siis ma jälle teen endaga tööd. ja see ongi järjepidev töö tegemine. nii et tee endale pai, sa oled väga tubli. liigu edasi, sa ei pea olema täiuslik, ole valmis lihtsalt alustama. selline see kohvipaus täna sai. mõnusat esmaspäeva jätku teile. Tšau.